6. käik ja gaas põhja Kuulbetiga. Tere armas rallisõber! On 3. september ja viimasest MM-rallist Mehhikos on möödas 5,5 kuud. 4.–6. septembrini toimub Lõuna-Eestis Eesti ajaloo esimene WRC etapp Rally Estonia. Võtame rallieelsed jutud kokku, kõik need, mis siin viimased nädalad on üles haibitud ja üles räägitud. Ekspert Sander Pärn on stuudios. Tere! Ja abisaatejuhina siis sporditoimetuse juhataja Peep Pahv isiklikult. Põhiekspert. Põhiekspert. No nii, see pikk paus 5,5 kuud. Siin on, kes on saanud testida, kes on saanud teha mingi testiralli, kes pole saanud üldse midagi teha. Sander, kui sa pole 5 kuud ralliautos istunud ja pead WRC etappi kodus sõitma, siis kuidas see sulle mõjuks? Ega kujutan ette, et ei ole ilmselt kõige parem tunne, et nendel sõitjatel, kes nüüd starti tulevad üle pika aja, et paus on ju pikk olnud ja on ka minul oma karjääris selliseid hetki olnud, et ilmselgelt käsi on natukene nii-öelda roostes ja võib-olla enesekindlus ja sõidutunne ei ole samal tasemel, mis varem, aga samas ma arvan, see sõltub, kui ikkagi sellise piisava normaalse treeningu alla saada, siis kes ikkagi sõidumees on sellel tegelikult ei ole väga vahet, ma arvan. No tippmehed on saanud viimasel ajal päris palju sõite, et kõik on teinud oma testisõidud, pluss siis paljud käisid ka siin Lõuna-Eesti rallil, et tegelikult päris tühja koha pealt tulevaid mehi ju tegelikult ei olegi, et selles suhtes mingi selline värske kogemus on kõigil all. Jaa, ei täpselt seda küll, et muidugi, et alles ju 2 nädalat tagasi oli siis ju nii-öelda harjutusralli ju täitsa toimus siin siis Võrumaa teedel ju tippud olid kohal ikkagi enamus WRC mehed, et jah, mõni üksik küll ei olnud, aga löögirühm oli ju kohal ikkagi kõik ja ma usun küll, et selles mõttes jah, see kindlasti ilmselgelt oli väga-väga kasulik ja vajalik neile. Sander, kas me võime selle Lõuna-Eesti ralli tulemuste pealt midagi ennustada nüüd selleks nädalavahetuseks? Kui tõsiselt seda võistlusasja ikkagi võeti või ikkagi ainult testiralli? Kusjuures ma mõtlesin selle peale ja täitsa, et tegelikult ma täitsa julgeks ennustada küll selle Lõuna-Eesti ralli tulemuste pealt, et tegelikult üsna sarnane ralli ju, üsna siin samas, kus Rally Estonia, jah, need Lõuna-Eesti ralli katsed võib-olla on isegi vaata, et natukene kiiremad. Aga pinnas on ju üldpildis sama, riik on sama, Lõuna-Eesti mõlemad, et tegelikult see Lõuna-Eesti ralli järjestus nagu jäi, et selles mõttes ma usun, et see võib nii mõndagi tegelikult öelda, et kui Ott oli väga kiire ja ka Rovanperä oli väga kiire, et Ogier ei jäänud ka tegelikult kaugele neist, et Evans sõitis ka kuni väljasõiduni päris hästi tegelikult, et ja näha oli, et Neuville oli nagu ikkagi aeglasem ja et ma julgeks küll võtta nagu nii-öelda ennustusel seda nagu arvesse. No selge ongi see, et tegelikult tulebki ju Rally Estonial võitlus Ott Tänak versus Toyotad, eks ole, see samal järeldusele jõudsid sa ise praegu ka selle Lõuna-Eesti ralli põhjal, aga üks huvitavaid asju ongi ilmselt see, et kuidas Evansile see avarii mõjus, et see ei olnud päris siuke, et kõksti kuskile vajus kraavi, vaid seal ju oli päris korralik pauk, et eks sul omal ka see sõitjakarjäärist on ju igast hetke ette tulnud, et kuidas nii lühikese ajaga sellest välja tulla? Avarii oli kindlasti päris suur, nagu me videost nägime siis Evansil Lõuna-Eesti rallil, et minu arvamus on see ja ma täitsa usun, et see nii ka on, et omast kogemusest, et ütleme, kes on, jällegi kasutan sõna, et kes on sõidumees, see ikkagi üldjuhul peale sellist suuremat avariid ikkagi saab selle hoo üsna ruttu jälle üles, et nagu Neuville vaata ju siin, kas see oli eelmine hooaeg Tšiili rallil ka väga suur avarii on ju ja ikkagi järgmisel rallil kohe sõitis jälle uuesti, et nagu ei olekski midagi juhtunud vahepeal, et ma usun, et Evans on ka ikkagi täna tipp-WRC sõitja ja tänasel aastal ikkagi vägagi konkurentsi näitanud, et ma usun küll, et kui seal nüüd mingisugust endale füüsilist mingit
mingit sellist vigastust või mõju ei olnud, siis ma arvan küll, et ikkagi ma arvan, et see avarii tegelikult hoogu ei mõjutanud, et aga noh, kes ei ole, ütleme, kui oleks vähem kogenuma sõitja, kes juhtunud või kes ei ole nii kiire sõitja, ma arvan, siis see mõjutab rohkem. No huvitav on muidugi see, et Toyota kõige kiirem mees Lõuna-Eestis oli ju Kalle Roompere, kõige noorem mees, võib-olla kõige vähem kogenud mees, et ja ka nüüd Tommi Mäkinen ütles, et Roompere on see mees, kes võiks survet avaldada ka Tänakule siin Rally Estonial. No kas nii noor mees, okei, ta on nüüd mõned MM-rallid sõitnud WRC-ga ja näidanud ka head kiirust ja jõudnud esikolmikusse, aga mis sa arvad, kas nii noor mees on valmis ikkagi sellisel rallil päris võidu eest võitlema, et üks asi on see, et näidata head kiirust, aga teine asi on see, et hoida ka seda läbi terve ralli ja selles, ütleme, sekundite mängus püsida. Ma arvan, selles suhtes on Rovanperal ikkagi nagu raskem või raske, et ikkagi tema jaoks on tegemist võõra ralliga, ta ei ole ju siinkandis ju vist Rally Estoniat pole üldse sõitnud, kui ma eksi. Või R5-ga on vist äkki varem. No ta on minu arust 2 korda Eestis sõitnud, aga ma ei mäleta, mis rallid need täpselt olid? Ja, et ühesõnaga selles mõttes, nagu me teame ja oleme selle hooaja rallidest näinud, et tema nii-öelda siis esitusperformance on olnud üle ootuste igal juhul on ju, ja uskumatult kiire ja uskumatult stabiilne võib-olla on ju, et vaadates, mis Rootsis toimus ja Mehhikos, kõik tulemused on ikkagi olnud täitsa poodiumi mees ju. Et selles valguses ma julgeks väita ja üldse imestaks, kui ta on nii-öelda poodiumi kiiruse vääriline ka siinsel rallil, aga jah, et kuna meil on ikkagi Ott Tänak on nagu rajal, siis ma arvan, et võidu peale, ütleme, Rovanpera-sugune noor vähese kogemusega, WRC mõttes ikkagi vähese kogemusega täna, et ma arvan, et saab siin Eestis ikkagi Ott Tänaku vastu raske olema, kuigi nagu me nägime Lõuna-Eesti rallil, püsis täitsa Otil kannul, et praktiliselt peaaegu sama kiirusega on ju, et 13 sekundit jäi vist vahe ainult lõpuks on ju, et 100 kilomeetrise ralli lõpuks, et aga see Rally Estonia on natuke tehnilisem, hüppeid on rohkem, Ott teab neid hüppeid rohkem ja no ma arvan kindlasti Rovanpera tal on potentsiaal teha, aga siin Rally Estonial ma arvan poodiumivääriline esitus, ma arvan kindlasti. Ma tuletan meelde, ralli ei ole 300 kilomeetrit nagu MM-rallidel tavaks, vaid 232 kõigest. No see kõigest on muidugi ka nagu jutu märkis kõigest, aga tegelikult on ju küsimus paljus ka selles, et selge see, et Toyota tegelikult ütleme kiiretel teedel peaks olema kõige parem ralliauto, või siiamaani on nüüd olnud, ütleme viimased paar aastat, kui Tänak seal sõitis ja selle auto nagu nii heaks kiireks ajas. Et nüüd ongi küsimus selles, et kas Ott on suutnud nüüd nende testidega, selle Lõuna-Eesti ralli nii-öelda kontrolliga saada Hyundai ka sama kiireks, sest et hooaja alguses selge see, et ta nii hea ja mugav tema jaoks ei olnud, on seda ise ka tunnistanud ja oleneb sellest, kui palju nüüd on suudetud seda autot niimoodi Toyotale lähemale saada tegelikult. Jah, vot see ongi see hea küsimus, et selge see, et Ott tegi Toyota väga kiireks ja nüüd on ta seda sama nagu tegemas ka Hyundai'ga on ju, et et eks seda teab kõige paremini ainult Ott on ju, et kui lähedal see kiirus nii-öelda siis kiiretel rallidel ja teedel siis Toyotale on täna on ju Hyundai'l, aga nagu Lõuna-Eesti rallil nägime, ma usun Hyundai on ikkagi tänaseks nüüd Oti tiimi tulekuga, ma usun ka kiiretel rallidel nagu nüüd Soome ja nüüd siis Rally Estonia on ju, et sellistel rallidel kindlasti ma usun, et võt raske öelda on ju, aga ma arvan, et see Hyundai on seal lähedal juba. Samas Thierry Neuville kõige kiirem ei olnud Lõuna-Eesti rallil, kokkuvõttes alles 5. koht. Jah, see oli mulle ka nagu huvitav vaadata, et küll see nagu üldjuhul nagu teada olnud on ju. See ei ole üllatus, ütleme, ta ei ole sükste rallidel kunagi kiire olnud. Et ütle ikkagi nagu keskmisest suuremale ralli fanaatikule või fännile on nagu see nagu teada on ju, et Neuville üldjuhul sellised kiired rallisid nagu Soome MM ja ei olegi tegelikult kunagi nagu esikohamees olnud on ju, et mingil põhjusel on ju, et tal on see asfaldi taust ja ütleme rohkem Lõuna-Euroopa taust on ju, et tehnilisemad rallid on nagu rohkem tema
tema leib on ju, aeglasemad rallid siis nii-öelda, aga tõesti, et ta Lõuna-Eesti rallil nagu isegi mina nagu vaatasin, et oli nagu veel aeglasem, kui ma oleks ootanud. Et ikkagi see vahe jäi teistega, mis ta jäi seal lõpuks? Üle 2 minuti. Jah, Otiga jäi üle 2 minuti, jah. Et ma nüüd muidugi nii detailideni ei tea, kas tal oli mingit probleemi ka. Trahv oli ka 1.30. Tal oli seal jah, see päris sõiduaeg see nii suur ei olnud muidugi. Okei, et sõiduga reaalselt oli siis minuti ümber või üle minuti? Vähem isegi. Aga noh, ralli oled ka väga pikk, eks ole. Täpselt, et kaotus oli ikkagi selge nagu selle. Ja kaotus oli selge ja noh, vaadates, mis varem on Soome MM-il toimunud, siis tundub, et see Lõuna-Eesti ralli näitas jälle nii mõndagi ära, et ega ei taha uskuda, et siin nüüd üleöö järsku mingisugune suur nagu kiiruse areng saab selles osas olla, et ma täitsa ütlen ausalt, kui kõikidel meestel nii-öelda võtta tänase nimekiri ette 11 WRC autot ja kõik need nimed üle vaadata ja vaadata natuke ka Lõuna-Eesti ralli põhjal analüüsi teha, siis kui kõik peaksid tulla minna probleemideta lõpuni, siis ma ei imestaks, kui Neuvill jääb poodiumilt välja. Selle loogikaga. Tõenäoliselt on väga suur, nii kui ma ennem ütlesin, et võitlus käib ju Tänak versus 3 Toyotat. Ja M-spordi meestest ei ole üldse mõtet rääkida, tundub, et seal on asjad täitsa hapud. Kuigi ütleme, soomlastele võiks ju ka see, mõlemad on Soome sõitjad seal, aga võiks need teed sobida, aga tundub, et seal tiimis nagu asjad ei ole praegu hästi. Vot jah, et 100% ei oska niimoodi nüüd M-spordi koha pealt hinnangut täielikult anda, sest Lõuna-Eesti rallil tegelikult M-sport ei olnud nii, on ju, et Lappi oli mingisuguse Soome tiimi, mingi eratiimi autoga, on ju, et oli ka tema kaotus Otile kuidagi nagu suur. Ta isegi oli vist Neuvillist tagapool. Et ma ei tea, ilmselt on seal ikka mingi väike autovahe ka eeldatavasti erakäte Ford versus siis tehase meeskonna Ford, noh ma arvan, ma ei tea, ma ei ole nii detailideni kursis, mis nii-öelda spekiga ta seal sõitis, kas kõige viimasega või mitte, aga noh, samas Ott on ju varem ikkagi teinud Fordiga nagu kõvat sõitu, et tegelikult ma arvan, päris siiralt arvan, et Lappi potentsiaal selle M-spordi autoga siin Rally Estonial on kiiruslikus mõttes suurem, kui ta oli Lõuna-Eesti rallil võrreldes tehase meeskonna autodega. Räägime kiiruskatsetest. 17 kiiruskatset kokku, esimene neist homme kell 7 õhtul 1,28 kilomeetrit ja Brikimann siis Prangli katse laupäeval 20,32. Sander, enda saadet rääkisid, sa sõitsid paar katset läbi? Jaa, täpselt. Eile õhtul sõitsin huvi pärast 2 katset, jõudsin läbi sõita, et oligi ralli siis esimene kruusakatse siis, mis on ralli teine katse, ehk siis laupäeva hommikune kohe esimene katse ja sõitsin ka ralli viimase nii-öelda selle Power Stage katse läbi, et mõlemad väga kiftid katsed, see Power Stage'i katse nagu on siis nii-öelda rohkem teada-tuntud katse, et see on nagu viimastel aastatel siin sees olnud ja seal nagu vist suuri üllatusi ei ole, aga just see laupäeva hommikune kohe esimene kruusakatse hommikuvara, et see on nagu päris kõva pähkel, ma julgen väita, et seal oli nagu kõike, et oli uut osa, teada-tuntud osa, tehnilisemat seal ja oli nagu kõike, et oli ka mingisugune, ütleme, viimane kolmandik katsest, sellest laupäeva hommikusest katsest on siis, ma nagu sõitsin eile seda läbi ja vaatasin küll, et ossa, et siin nagu on küll, no too katse näitab kohe hommikul, ma julgen väita, et näitab palju ära, et piisavalt pikk katse, 16 kilomeetrit, erinevad sektsioonid, kiired, aeglasemad, uut osa ja see viimane kolmandik katsest oli küll nii, et no seal, et kiiresti ja hästi sõita peab ikka kõva sõidumees olema, et ja kõvasti julgust olema. No tegelikult ju rallikorraldajad on teinud väga palju uusi lõike, et rääkisin Silver Kütiga, rallijuhiga siis, et umbes 25 kilomeetrit on tehtud selliseid teid, mis on, ütleme, mingid vanade metsateede peale on siis kruus peale pandud ja kõvasti kinni aetud ja eile rääkisin ka paari sõitjaga siin, Egon Kauri ja Rauli Etsiga, kes ennustasid, et need teed lähevad hirmsasti Euroopasse, et väga, väga keeruliseks läheb, eriti see teine läbimine seal, et eks see paras riskibusiness on selliseid enne rallit ehitada uus tee ja siis noh, ta ei ole veel ikkagi ju nii kõvaks läinud ilmselt, kui
kui mingi vanem teepinnast. Vot jah, et ma ise olen nagu nii-öelda kogemuse mõttes rohkem nagu kogu aeg sõitja rollis olnud, on ju, viimastel aastatel käisin juhendaja rollis, et ütleme nüüd treeningu ja ralli ja korralduse ja ütleme mingisuguse teekatte nagu analüüsi või see, kui tugev see tee põhi on ja see tee ehitamine kõik, et selles osas mul nagu selline nagu kogemus nagu puudub, aga jah, tõesti kommentaare on tulnud nii siit kui sealt, praegu ka teie käest on ju, et räägitakse, et läheb nagu see et jah, nad on teinud nagu uusi lõike, on ju, mingisugust teekatet sinna peale vedanud, selle kinni pressinud ja nagu arvatakse, et läheb nagu rööpasse, et läheb teekatki kohe kiiresti, on ju, aga samas tõesti eile nagu sõitsin läbi, ütlen ausalt, väga kõva tundus see pinnas tegelikult, et ma ei kujuta ette, et kuidas ta nüüd vastu võib pidada, et ütlen ausalt, on raske hinnangut anda, et saamegi võistluse ajal näha, et eile tundus tegelikult päris kõva see pinnas, et ma ei tea, kuidas nad selle nii kõvaks on saanud. No seda Silver Kütt rääkis ka, et see on teatud tehnoloogiad ja materjalid, millega, et seal ongi pandud mingi savine kate, mis on siis hästi ära kõvastunud ja ta ütles ka, et ta ise on ka seal käinud seal peal ja et see on nagu betooni sarnaseks tõmbunud, aga küsimus on selles, kaua ta vastu peab, kui kogu see, ütleme, 4-veoline metsikut jõuline kader rääks sealt üle käib. Jah, täpselt, et samas see pinnas tundus selline hästi kinni pressitud, selline hästi tihe tundus, et oligi, et seal need rajakirjutajad olid eile juba kõik üle käinud, et seal enne mingid suuremad pidurduse kohad olid täitsa nagu Saaremaal, sellised jutid olid maas, et oli siuke poolnaljaga öeldes siuke vaata, et Saaremaale võib-olla sarnane nagu pinnase kõvadus, et võib-olla mulle jäi nagu mulje, et see pinnas on nii tihe ja kõva seal, et ongi siuke nagu betooni sarnane kohati see efekt, et see rehv või ratas sinna nagu eriti sisse nagu ei haakugi, aga samas jällegi kui eile õhtul oli kuiv, on ja proovisin seal ka mõnda aeglasemalt kurvi niimoodi natuke kiiremini võtta, uskumatult hea pidamine oli, aga mis ta nüüd nagu vihmaga peaks tegema või märjaga, et seda on nüüd raske hinnata, et ei tea, vaata, et ei ole nagu kogemust, on ju, et võib-olla läheb üldsegi väga libedaks, et ei tea. Aga miks neid uusi lõike väga vaja oli, seda ka Silver Kütt seletas, et tavateed on läinud nii heaks, laiaks ja kiireks, et seal lähebki ralliautotoog liiga suureks ja ütleme, need uued lõigud on ikka kitsamad, tehnilisemad, need toovad seda keskmist kiirust natuke allapoole, et muidu see piir on 130 kilomeetrit tunnis keskmine, eks ole, MM-rallidel, et seda piiri ei ületataks, siis on neid uusi lõike ka vaja. Aga üks asi, mida Rally Estonia korraldajad väga usinasti on harrastanud ja mis eelmine aasta leidis ka palju niisugust, ma ütleks nagu negatiivset vastukaja, on need kunstlikud trampliinid, mis nad teede peale on teinud ja seal on päris valusad hüpped, on mehed seal autosid lõhkunud ja endale haiget teinud, et ka siin Ott Tänak on natuke võib-olla nagu kurjustanud, et ei ole selliseid asju tarvis võib-olla teha, et kuidas mis sa sellest nagu arvad, et need sellised trampliinide kunstlikult suuremaks ehitamisest ja nende nukkide tekitamisest? Jah, et esiteks tõesti, et on tehtud uusi teelõike on ju juurde ja on neid kitsamaid teid toodud sisse, mis on siis kurvilisemad, et tooks nagu kiirust alla, seda kiiruskatse keskmist kiirust on ju, et kuna muidu WRC-autoga lihtsalt need kiirusepiirangud sõidetakse võib-olla lõhki on ju, et jah, et Rally Estonia vähemalt eilse nende 2 katse põhjal, mis ma läbi sõitsin, tundus küll, et see keskmine kiirus tuleb ilmselt ma arvan, nõksu väiksem kui Võru rallil, sest Võru rallil ongi siuksed nagu laiemad, samas ka väga head kurvilised teed on ju. Aga jah, et lisaks siis sellele, et neid uusi lõike nagu teinud ja sisse toonud, mis on siis nõksu nagu aeglasemad, on siis ka kogu aeg kõne all viimastel aastatel need siis uued nii-öelda need kuidas siis öelda, pooltehislikud hüpped, mida on siis väga palju tehtud, on ju, et iseenesest on nagu tundub väga hästi nagu lahendatud, et ei ole nagu tehistrampliinid, nagu on kunagi linnakatsetele varem rallidel tehtud mingist konstruktsioonist, on ju, vaid on ikkagi nagu reaalsest kruusast tehtud, need nukid nagu teatud nukid teravamaks, on ju, vist on sealt jällegi siis kinni pressitud või mingi masina ööbliga üle lastud. Aga tõesti, et need hüpped, ma ütlen selles suhtes jällegi minul kahjuks nende nende uute hüpetega, mis nad on teinud, mul nagu kogemus puudub, et kuna ma ise sõitsin viimati 2015 on ju Rally Estoniat, siis vist ei olnud veel neid hüppeid, et aga nii palju, kui ma olen nüüd tavaautoga neist üle sõitnud, tunduvad sellised kohati ikkagi nagu kukalt kratsima panevad ja mõtlema panevad, et mõne nuki puhul jääb ikka mulje, et
et äkki nagu nõksu üle pingutatud, aga noh, samas WRC ja R5 autodega kui ikkagi sõita oskad ja sõidumees oled, siis rada on kõigil üks ja jumala eest oska seda hinnata, et Soomes on ka nagu väga suuri ja kõrgeid trampliine ja hüppeid, noh seal on küll nagu nad looduslikud kõik on ju, aga siin on jah, kohati nad võivad nagu üllatada, eriti sellist võib-olla mitte nii osavat sõitjat, et kes ei oska nagu, kellel pole kogemust, et siis võib nagu tegelikult kogemata ennast katki küll hüpata mõne hüppe peal, jah. Teeme siin väikse pausi ja siis räägime veel paarist uuendusest. Tõeline rallifänn teab, et turvalisus on oluline. Milline on sinu turvavarustus? Leia aega oluliste otsuste jaoks. Kindlusta enda elu, et kogu su pere tunneks end turvaliselt. Tutvu elukindlustuse tingimustega mandatumlife.ee ja pea nõu spetsialistiga. Nii, mis me siin Rally Estonial näeme teisiti, kui oleme tavaliselt harjunud, et alustame siis stardijärjekord MM-järjestuses, aga muudame selle juba laupäeva keskel ära. Kuidas see üldse võib kogu võistlusele mõjuda? Mis me sellest arvame? Mina arvan hästi emotsioonilt, et kuna ralliformaat on lühem kui tavapärane, MM-ralli tavapärane on ju 300 pluss kilomeetrit, katseid nüüd on 232 on ju, et siis arusaadav, kuna reedel ei ole meil praktiliselt mingid katseid, on ainult see üks väike linnakatse on ju, siis ju ei saa laupäevaks ju pole millegi põhjal ümber pöörata on ju, et aga nüüd nad teevad, kuna ralliformaat on lühem kolmandiku võrra, nad otsustasid teha siis, või on see FIA nõue, ma ei tea on ju, et tuleb see siis keeravad siis mitte ringi, kuna laupäev on nüüd siis esimene nii-öelda pikk võistluspäev on ju, mille järel nad tavaliselt on keeranud ringi aegade põhjal need sõitjad, siis nüüd nad teevad nagu päeva keskel, ma arvan, et sellepärast, kuna ralliformaat on lühem. Ja siin on see asi ka, et kuna see laupäevane päev ongi valdav osa sellest rallist, et pühapäev on ikkagi palju lühem kui laupäev, et see nagu eessõitjal ehk siis Osieril muudaks nagu asja nagu väga ebaõiglaseks, et tuleb enamus rallit sõitma ja siis liidri kohal, eks ole, et see ei ole nagu päris okei tegelikult. Jah, et teisest küljest jah, et kuna nad keeravad nüüd ringi, ütleme päeva keskel, see tähendab seda, et pärast esimest läbimist nii-öelda siis peal, sa oled ju sõitnud ainult igast katsest selle esma läbimise, aga kes nagu ees stardib, järjekord on meil ju, kes meil läheb siin ees, on ju Ogier esimesena, Evans teisena, Neuville kolmandana, Ott tuleb viiendana, et kui nii võtta, siis tegelikult jah, et nad saavad ju sõita ainult esimese kordse läbimise neid katseid ja siis juba pööratakse selle põhjal ringi, et selles valguses jällegi jah, kui nüüd täitsa nii-öelda sõitja vaatevinklist ausalt arvata ja vastata, siis tegelikult juhul, kui nüüd väga suurt vihma ja suurt libedust ei ole, siis tegelikult tagantpoolt tulijatel on nagu väike eelis, sest mitte väike eelis, sa ütled väga pehmelt, see on päris suur eelis. Ma jäin nagu tagasihoidlikuks, et jutumärkides väike eelis, et tegelikult jah, kindlasti on Ogierile see kasulik pole ees minnes, et tema peab ikkagi teepuhastaja rollis olema, kui on kuiv on ja Ott tuleb tagant viiendana, Otile on tegelikult see hea. No ütleme nii, et Oti käes kõik trummid, sest tal on ikkagi võrreldes põhikonkurentiga kõige ideaalsem stardipositsioon, et siin ongi paljuski ralli suhtes määrav on see nagu võtmeküsimus see, et kui palju ütleme, Ogier seal ees ära annab siis sekundeid näiteks võrdluses Tänakuga ja samamoodi seal Evansid ja mehed ka, eks ole, et just see esimene ring on tegelikult paljuski määrav, siis ju keeratakse seal ringi, siis on juba nagu enam-vähem võrdsemad võimalused tagumised mehed ettepoole. Jaa, et nagu me teame jah, et kruusarallidel see teepuhastusefekt esmakordsete katsete läbimisel on nagu päris suur, siis jah, et ütleme nii, et tegelikult jah, aga mingi hetk nad peavad seda ümberpööramist tegema, et sest see on nagu eriklitega ette nähtud ja tõesti, muidu nad keeraks selle lihtsalt pühapäevaseks päevaks ringi, on ju, aga jah, et ütleme nii, et saame näha, kui väga libe ja märg ei ole, siis tõesti ma olen nõus, et Ogierile see hea ei ole ja kindlasti tema sellega rahul ei ole, aga jällegi Otile on see õnneks loodame, et nagu kasuks. No tegelikult Ott peaks võtma sellest esimesest ringist kohe ju maksimumi, et seda vahet kohe suuremaks saada, kuniks need, ütleme, trumbid ideaalse stardikoha mõttes on tema käes, eks ole, et seal midagi siin nagu oodata ei ole.
selle positsiooni kätte võitlemisel. Ei, kindlasti absoluutselt mitte, ma arvan, siin pannakse kohe hoog peale ja tagant, nii-öelda tagant või keskelt sealt 5. tulla, ma arvan, super variant kruusarallil ja noh, päeva keskel keeratakse ringi, et ongi, et kui tõesti see puhastuse efekt väga suur on, Ogier peale esimest ringi ehk siis selle ringi pööramise hetkeks ei pruugi üldse väga heal positsioonil olla ja võib sattuda ikkagi jälle sinna ettepoole, et startima nagu ülejäänud ralliks, et küll aga noh, siin ütleme Ogier, Evans, Neuville, noh Ogier ja Evans lähevad esimese kahena, et samas nad on ikkagi niivõrd kiired ja kõva tasemega sõitjad, et ma arvan, et nad peale seda ümberpööramist päris sinna täitsa etteotsa nad ei lähe, sest noh, autosid on 11, et küll nad, aga noh, ma ei imestaks, kui Ogier ja Evans jäävad sinna ümberpööramiseks ikkagi selle sõitjate rivi keskele kuhugi ja Ott tuleb siis nii-öelda ilmselt parema tulemusega ja saab tagantpoolt startida jällegi, et see on, loodame, et nii läheb. See on tõenäoline, jah. No mis on veel uus septembrikuus on kogu see COVIDiga seonduv testid, maskid, käted, esod, kõik asjad, et meie oma meediakeskuses tunneme seda väga hästi, et meil on justkui nagu ora seal samuseski, et pane see mask ette, kui sa liigud ja kui sa oled pingil, siis võid ainult ära võtta ja süües ka ei pea maski ees olema, aga ma ei kujuta ette, mis seal rallipargis, kui täpselt ja kui piinlikult seda jälgitakse, et kas kogu see värk, see mull nii-öelda võib kuidagi vaimselt ka mõjuda mõnele mehele? Sõitjale sa mõtled? Jah. Ei usu, ma arvan sõitjad teevad oma asja, sõidavad rallit, publik ju saab neile nüüd palju vähem liigi, service park on suletud, ma saan aru. Täiesti. Meie näeme binokliga nüüd. Jah, võt. Isegi jah, ütleme, intervjuud antakse läbi spetsiaalne mix-zooni telk on tehtud, kus sõitjad siis tulevad iga kord läbi, kui nad tulevad parki ja ongi kõik, et ütleme, seal tiimide juures käia nagu ei saa tegelikult. Et ma arvan, sõitjatele küll see nagu mingiks probleemiks ei ole, et no nad peavad ka maski kandma services siis täitsa või... No kõik peavad seal. Et ma usun, et see neid ei häiri, osad on ju siin käinud ka juba mingitel rallidel või treeningutel või reisides need maskid ees olnud, et noh, ega nad ju autos kihutades ei pea ju maski ees olema ja või nendel katsetele sõites on ju, kui nad seal kahekesti autos istuvad, et ma arvan, sõitjatega ei ole üldse muret probleemi, võib-olla isegi neil ongi rahulikum parem, kui nii-öelda seda siis rahvast seal servicepargis ümberringi on vähem, on ju, saavad oma asjale keskenduda rohkem, aga jah, mis puutub pealtvaatajatesse, siis jah, täna tuli ju alles artikkel päeval, et ikkagi mask on kohustuslik. Pealtvaatajatele kõikides pealtvaatamisalades, kellel maski kaasas ei ole, antakse mask pihku. Targem oleks omal võtta, sest siis pidi järjekordi vältima. Jaa, et soovituslik on võtta, kellel on mask ise kaasa, et noh, et siis nagu on korraldajal lihtsam, läheb nagu ehk liigub see pealtvaatamise alasse sisenemise järjekord nagu kiiremini, et ja vist on lausa nii hästi asi läbi mõeldud, ma lugesin, et kõigepealt on nagu käte desinfitseerimine, siis sa kõnnid edasi 30 sekundit käed ära kuivavad, jah. Et desovahend saab nagu toimida ja siis antakse sulle mask kätte või paned ise ette on ja oma maski ja siis alles rallipassi kontroll ja väravast läbi minek, et väga põnev. Enne kui räägime päris tippudest ja favoriitidest, meil on tegelikult peale Oti veel 13 eestlast roolis, et keda me kõige põnevusega ootame? Keda sina, Sander, oma sõpradest? Kõiki eestlasi kindlasti ootame ju põnevusega seal katse ääres ja ekraanide taga, et tõesti eestlasi on täitsa omajagu ju stardis, mis sa ütlesid, 13, jah? Kokku vist 14 koos Otiga, jah? Ja koos Otiga 14 ja tegelikult see on ju ka nii sellel juunioride klassis kui R5-tel on Eesti meistrivõistluse etapp, õigemini 2 etappi, et kumbki päev on eraldi etapine. Jah, Eesti juunioritel siis on, jah? R5-tel ka? Ahah, R5-tel või? Ei, no nendel, meie omadel, kes sõidavad, nad oma arvestuses sõidavad seda Eesti etappi ka. Eile Raul Etsiga just rääkisin, ta rõhutas ka, et mõlemal päeval on vaja nagu eriti kõvasti panna. Ma jah, nüüd nii detailideni kursis ei olnudki, et ma teadsin, et Eesti juunioritel on nagu siis 2 etappi on ju, aga et ka Eesti R5 arvestus on siis, ma saan aru, ikkagi on ka eraldi. Okei, see on nagu positiivne ja kuna tavapärane Eesti ralli on ju 100 katsekilomeetrit on ju, et noh, kuna nüüd on üle 200 kilomeetri, siis
sellesse loogika tulebki, miks nad on teinud nagu nii-öelda siis Eesti meistrivõistlustel osalejatele ta nagu 8 etapiks ja ma saan aru, et üks päev on nagu üks etapp, teine päev on teine etapp, et selles suhtes väga kihvt tõesti ja nad saavad nagu 2 rallit ühe hoobiga, on ju, 2 punktid, et aga ei, minul siin tuttavaid ja sõpru on stardis küll ja kahjuks või õnneks on ka neid raja ääres minusuguseid sõitjaid nagu ka mina ja et kellel kahjuks ei õnnestunud siia Rally Estoniale starti tulla, aga jaa, et WRC-st on meil siis Ott Tänak, Martin Järveoja on ju ja R5 meestest siis Raul Jeets, Roland Poom, Priit Koik, kes meil siis veel on? Vennad Kruudad. Muidugi, vabandust, minu sõbrad ju Karl ja Gustav, et Vennad Kruudad. Siis Linnamäe, kes Lõuna-Eestis ju tegelikult tegi päris kõva avalduse või ütleme, ta polnud ju R5-ga sõitnud ja oli väga kiire. Siis Egon Kaur, väga huvitav, ütleme, siin nagu neid huvitavaid tüüpe, keda jälgida, ütleme, see ongi see ralli, minu silmis ongi see 2 erinevat rallit, üks on see, et vaata, mis need Vertsud seal ees teevad, aga teine ongi just vaata see, kuidas kõigepealt Eestimeed omavahel nende R5-ga võitlevad, pluss siis see, kuidas nad positsioneeruvad siis ütleme MM-i sõitjatega. Mina usun küll, et näiteks Egon Kaur või miks ka mitte Kruuda, kes on ju sel tasemel ju sõitnud, kuigi ta on väga pikk paus olnud, Karl Kruuda näiteks, võivad WRC3 on nüüd siis tänavastase klass, kus need eratiimide R5-d sõidavad, esikolmik konkurentsi sõita küll, miks ka mitte. Absoluutselt, ma arvan kindlasti, et ikkagi nii-öelda kohalikel või Baltimaade esindajatel on mingil määral ikkagi selles mõttes eelis, et ikkagi rajad on neile sobivamad, tuttavamad ja teistele jällegi vähem tuttavamad, on ju, kes väljastpoolt tulevad, et ära ei tohi ka unustada siis, et meil on ka stardis junior WRC sõitjad, et neid on lausa 12 tükki. Ja seal on ka päris põnev. Ja seal on ka väga põnev, et meil on siis stardis 2 Eesti poissi, et Ken Torn ja Robert Virves, et Robert Virvesel siis täitsa debüüt, MM-ralli debüüt siis. Ja nendel on siin konkurentsi pakkumas siis rootslane, mis ta nimi nüüd oligi, Kristenson, jah? Ja see lätlane on väga tugev. Jah, Martin Seks. Jah, Seks, jah. Ja seda ju Torn viimati, kui nad vist Liepajas sõitsid, siis võitis, kui ma ette mäletan. Torn võitis Seski. Jah, täpselt. Ja need seal kemplesid omavahel. Aga MM-il Rootsis, kui nad olid, siis oli vist vastupidi. Ja, Rootsis oli vist vastupidi. Et selles põnevust on seal kõvasti. Ja, et ütleme nii, et meil on nagu kaasa elada on tegelikult siin võistlejate rivi algusest kuni lõpuni. Et ongi ju nii WRC klassis, R5 klassis kui ka junior WRC klassis on meil igal pool eestlased esindatud ja lisaks ei tohi ära unustada Georg Kross, Raigo Mölder WRC autoga on ju ma ei tea, kas see järjekord ka samamoodi tuleb, nagu siin praegu siin rallimagasini selle kaardi vahel on, aga Georg Kross number siis järjekorras 52 ja autonumber 64 on siis esimese mitte prioriteetsõitjana siis nagu siin nimekirjas, et ja Gregor Jeets, Kulder Sikk ka mitte prioriteetidena. Ja seal on need Eestis veel, ütleme, kes R2-ga seal sõidavad, aga tegelikult kõige huvitavam, kui nüüd vaata neid esiveolisi masinaid, ongi just see Robert Virvese sõit, et ta on nüüd noore mehena siin Eestis ju tegelikult olnud väga kiire ja kuidas ta nagu sellises kõrgemas konkurentsis hakkama saab, et tegelikult ka Lõuna-Eestis ju sõitis juba päris hästi ja tegelikult kui ta nüüd suudab nagu külma pead säilitada, siis ma usun, et ta võib seal juunioride arvestuses ka ikkagi selle esikolmiku lähedusse sõita küll. Ega ta ei ole ju Ken Tornist märgatavalt aeglasem, ma arvan. Ja, et Robert Virvese puhul siis tegemist meil uue tõusva nagu noore talendika sõitjana. Toores talent, nagu ütles Ott Tänak isa tema kohta, kui ma tegin eelmine aasta Virvesest esimese loo. Täpselt õige. Et ei, nii ta on, talent on ta kindlasti, vanus on 2000 sünniaasta võis. Ja, vanus on madal, rallikogemust veel eriti palju pole, et vist on alles 3. hooaeg üldse sportralli
rallis, nii-öelda suures autorallis. Ja juba eelmine aasta siis meie kiiremale esiveolise sõitjale Ken Tornile juba astus kandadele ja vist ka Lõuna-Eesti rallil napilt edestas teda, kui ma ei eksi. Viimase katsega veel seal mingi 0, või mingi mõni sekundi ei vahe vist maksimum, et on ka tema siis nii-öelda ju koduradadel nüüd stardis, MM-ralli, et 20 on vanus vist, jah? 20, jah, 2000 sünni aastaga. Ja et saab põnev olema vaadata, jah, et kuidas Torn ja Virves siis siin junior-versi klassis esinevad. Kindlasti ma julgen kohe ära öelda väita, et poodiumimehed kindlasti mõlemad kiiruse poolest. Et loodame, et neil ralli sujub, läheb hästi ja ongi huvitav näha siis Torn versus Virves omavahel veel, et kuidas see jõuvahekord olema hakkab, et aga suures pildis ma arvan, see kiirus saab olema sarnane. Aga see, mis kõiki neid eestlasi puudutab, kes sõidavad siin, kes R5-ga, kes juunioride sarjas, ja nende kohta kehtib ju see, mis Urmo avasin mõned nädalad tagasi, sai temaga räägitud, ütles ka, et see peab olema nagu tõukeks nendele meestele, et kui siin suudavad ennast näidata, et siis nagu minnagi sealt edasi nagu sellele, ütleme, MM-tasemele välja. Okei, see muidugi palju sõltub rahast ja asjadest, aga kui sa siin juba natuke silma jääd, siis see on ikkagi mingisugune argument nagu järgmise hooaja läbirääkimistel ka. Kindlasti, et ikkagi MM-ralli Eestis nii-öelda koduseinte vahel, aga MM-ralli ja eriti see junior-WRC klass, et võrdsed tingimused kõigil, täpselt sama auto, sama tiim, kõik on siis teatavasti junior-WRC toimub M-spordi autodega, kõik on Ford Fiesta R2, need uued turbomootorid, et kui jah, kindlasti kui siin nagu noor sõitja teeb nagu hea esituse, siis kindlasti kohapealsed toetajad, sponsorid rahul näevad potentsiaali on ju ja nii edasi, et igal juhul alati hea tulemus on alati positiivne. No tippudest rääkides võtame appi meie hea toetaja Coolbeti koefitsiendid. Ei pea vist rõhutama, et favoriit number 1 on Ott Tänak, kelle koefitsient on 2,40. On see suur või väike, mis sa ütled, Sander? Suur ennustaja? Koefitsient? Yeah. Pean tunnistama, ei ole üldse selle ennustamisega, põhimõtteliselt pole üldse kokku puutunud. Peep igapäevaselt, 2,40. Mulle ei ütle see number midagi. Igapäevaselt on muidugi nüüd ilmselge liialdus, et ühe teise raadiosaate, ühe teise Kihlveo-kontori mängus ma pean osalema. Aga ei, 2,40, ma arvan, et see on suht õiglane koefitsient. See, et soosik on, aga rallis me arvestame ikka nende muude tegurite ka, et siin nagu väiksemaks seda veel panna oleks nagu ebareaalne. Väiksemaks on pandud selline koefitsient nagu Ott Tänak top 3 on 1,20, see on ikka väga pisike. See on väga pisike, jah. Nii, aga võitjatest veel siis Sebastian Ogieri võidukoefitsient 3,20 ja Rovanpera alles 3. kohal selles nimistuses 5,00. Tegelikult Ogierile... Alles on muidu sulle ka päris huvitav. Tegelikult ei öelda, et Ogier nüüd siin päris võidu peale peab sõitma, et tal piisab seal soliidsetest punktidest. Jaa, aga ikkagi tegemist MM-sarja liidriga, et see on suhteliselt loogiline, et ta on rohkem soosik ja nii palju kogemusi ka. Kuigi, ütleme, kui meil enne rääkimata, et tema enda sõidud kiirete rallidel, näiteks Soome rallidel viimased aastad on olnud ka väga sellised kesised, et tal ei ole viimastel hooaegadel Soome rallidel Ogieril midagi nagu ette näidata tegelikult. Kuigi on kunagi võitnud selle. Jah, täpselt. Ogieril jah, kui me võtame Soome MM-ralli põhjal, siis tõesti üldjuhul nagu võidukiirust või võidumees pole päris olnud, poodiumimees küll on ja. Et ta võitnud ka korra, kui ta veel Volkswageniga sõitis, aga see on juba vanal hallil ajal, ütleme tänapäeva võrdlusest. Et täna julgeks väita on võib-olla jah, isegi kas nüüd konkurents suurem, aga võib-olla tihedam, et tõesti, jah, kui nii võtta, siis seda tausta vaadata, Ogieri tausta sellistel kiiretel rallidel, siis huvitav on tema puhul see, et samast ei ole jällegi nagu Neuvill, et kes muudel rallidel on hästi kõva ja kiire, on ju, aga siin just Soomes või kiiretel rallidel nagu on kohe nähtavalt aeglasem, on ju. Ogier ikkagi nagu tuleb seal täpselt just nende kiirete taga kohe kannul, et üldjuhul, et aga päris võidumees ei ole olnud, et on küll korra võitnud Soomet, nagu sa ütlesid, jah, aga ta kuidagi suudab, jah, ta on ikkagi niivõrd ikkagi kuidas siis öelda, et ütleme siis nii, et see võib-olla Soome ja Eesti kiired rallid ei ole tema tugevam külg, aga see on siis tema nagu natukene nõrgem külg, aga ikkagi see on tal ikkagi päris kõrge, et ta ikkagi
ütleme nii, et ma arvan poodiumi küsija kindlasti, et teha ja ma usun, et ikkagi liidritempost, kes iganes siis on, loodetavasti Ott on ju, et ma arvan, et see nagu Lõuna-Eesti rallil oli, et ma arvan, see tempo vahe võibki umbes sama tulla või jääda, et see Lõuna-Eesti rallil 100 kilomeetri peal sai ta siis kaotas palju peaaegu 29 sekundit. Midagi nii, jah. Kiirelt paar koefitsienti veel. Elfin Evans 7.25 võidu koefitsient siis. Neville 16.50, Priin 21, Lappi 27 ja Sunninen nendest tippudest kõige suurema koefitsiendiga siis 42. Georg Gross näiteks 1000. Kuigi need on kõik marginaalsed võimalused, et keegi neist võidab, keda sa nüüd ette lugesid, siis mind paneb imestama, et Priin on Lapist ettepoole pandud. See on huvitav jah, aga samas Priin on ka Soome rallit väga hästi sõitnud. Ta on ju korra oli, mis aastal see oli, paar aastat tagasi jälle, see oli teine või? Ta oli Rootsis teine. Ei, Soomes oli ka poodiumil, me mäletan, kas teine või kolmas oli. Okei, aga ta ei ole ikkagi, ta ei ole Hyundai tiimis nagu siin väga palju sõite saanud ja tema see süke, võib-olla see sõidukogemus ja sõidurütm on ikkagi väiksem praegu kui teistel. Ja kindlasti, et ta on Hyundai kolmas sõitja nii-öelda on. Ja kui me segan vahele, et kui me räägime, kes Soomes hästi sõidus, Lappi on üldse Soome ralli võitnud, eks ole. Et päris seda küll jah huvitav jah, et on ühesõnaga pandud seal, et Lapist tahab nagu ettepoole nagu Priin, et see ei ole nagu, ma ei usu, et see võiks praegu siin, ma ei tea, kelle Kundar teha väikse õlle peale kihve, et Priin edestab Lappi. Jah, mina ütlen, et Lappi muidugi edestab Priini, mitte mina julgeks kusjuures arvata ma ei julge mitte vastu väidelda, vaid mina arvan ühesõnaga mina julgen arvata, et see kiirus võib neil üsna sarnane olla. Lappi, Priin võivad üsna võrdsalt sõita siin. Et ongi, et Lappi jaoks on ka nii-öelda poolenisti koduralliga, Soomel väga sarnase ralliga tegu, samas Priin on Priini tugev külg ongi olnud just see Soome ralli ja need kiired rallid kuidagi hästi sobinud talle, et ja saame näha. Samas muidugi ütleme Lappi siin Lõuna-Eesti ralli oli päris virila olekuga ja tihtipeale nagu, kuidas alguses tuleb välja, siis ta muutub virilaks ja asjad nagu ei suju, aga ikkagi minu silmis on natuke kõvem sõidumees kui Priin. Nii on. Jah, aga ma arvan, et siin rallil see Lappi ja Priini kiirus võib olla täitsa ühte auku. Ma reaalselt arvan niimoodi. Saame näha. Eks seda saame näha. Homme 9.01 läheb esimene auto Shakedownile ja 19.08 Tartu kiiruskatsele. Lugege Delfi otseblogi, Delfi uudiseid ja Sander Pärnaga sinuga kohtume siin homme õhtul uuesti. Täpselt nii. Aitäh kuulamast! Kuues käik ja gaas põhja Kuulbetiga.